Vägistamine on üks hirmsamaid kuritegusid, mida saab indiviidi suhtes toime panna ja vägistamiskuritegude menetlemine on tihti väga keeruline. Esiteks, sest seda on sageli keeruline tõendada, raske on tõendeid koguda ja sellega vahetult seotult ka see, et ohvrid tunnevad tihti vale häbi, just kui nemad oleks midagi valesti teinud või just kui nemad peaksid häbenema seda, et keegi teine on kuriteo toime pannud. Selle taustal on igati teretulnud igasugused arutelud ja ettepanekud ja mõttearendused, mille eesmärk on viia edasi meie ühiskonda kohta, kus kriminaalmenetluse läbiviimine vägistamiskuritegude puhul oleks tõhusam ja edukam ja ohvritele võimalikult vähe koormav. Sellel suvel ka selline arutelu tekkis ja lisaks laiemale ühiskondlikule arutelule arenes siit ka konkreetne õigusvaidlus, millest ma tahan täna rääkida. Sel teemal on nüüd viimastel kuudel kirjutatud väga palju erinevaid kirjutisi, aga ma mainitan ainult kuute kirjatükki. Alustame siis sellest algpunktist. 18. juuni Tartu Postimehes 2 naistearsti teevad ettepaneku, et peaks midagi muutma, muuhulgas tuleks muuta vägistamise definitsiooni karistusõiguses. Konkreetselt sellist normi ettepanekut loomulikult siin ei ole, et mis see siis, milline see norm välja näeks või kuidas täpselt, aga siin on üks lõik, mis ma arvan, et on oluline. See kannab edasi selle põhisõnumi. Siin kirjutatakse, et loomulikult jääb ka siin üles sõna vastu olukord, aga muutub menetluse stiil ja kvaliteet. Ei ole nii, et toimepanija võib jäädagi raiuma, et ta ei ole süüdi, ta ei ole midagi teinud, otsige tõendeid. Nüüd siin kohe kõik, kes karistusõigusega vähegi on kokku puutunud, ütlevad oot, stopp, nii ei saa. Kehtib printsiip, mille nimi on süütuse presumptsioon. See ei ole Eesti leiutis, see on selline ülemaailmne põhimõtteline, fundamentaalne põhimõte, et riik ei saa sind lihtsalt vangi panna, kui sa oma süütust ei suuda tõendada, vaid riik peab suutma tõendada süüdistatava süüd selleks, et saaks sanktsioone rakendada. See on selline põhimõtteline printsiip, sellest ei saa üle ega ümber. Ehk nii ei saa teha, et me ütleme süüdistatavale, et kuule, tõenda, et sa ei ole süüdi. 1. juulil järgneb Postimehe ühe toimetaja arvamuskirjutis, millest ta sisuliselt liitub naistearstide ettepanekuga ja ütleb, et midagi tuleks siin tõesti muuta ja võib-olla peakski olema nii, et nõusoleku puudumine on kuritegu. See muidugi kutsus esile reaktsiooni juristides. 6. juuli kirjutab endine riigikohtunik Jüri Ilvest, et sorry, nii ei saa. Süütuse presumptsioon on põhimõtteline printsiip kriminaalmenetluses ja teie ettepanek on sellega vastuolus. Sellele järgneb 7. juulil Paavo Randmaa, praeguse riigikohtuniku kirjutis ERR portaalis, kus ta kirjutab küll rohkemaid asju, aga põhimõtteline sõnum on sama, et süütuse presumptsioon, see printsiip ei luba teha nii, et nüüd vägistamiskuritegude puhul peaks siis süüdistatav hakkama tõendama oma süütust. 30. juulil tuleb selline eriti värvikas kirjatükk juristi Sven Antoni sulest ja värvikas on ta seetõttu, et see autor kirjutab sisuliselt, et riigikohtunikud ei saa kottigi aru ja nad ei oska eristada menetlusõigust ja materiaalõigust. Mis Antoni point selles osas on see, et Anton väidab, et see naistearstide ettepanek ei puuduta küsimust sellest, et kes peab mida tõendama. See on menetlusküsimus, kes tõendab mida. See on menetlusõiguse küsimus. Tema ütleb, et see ettepanek puudutab materiaalõigust ehk küsimus sellest, mis on vägistamine. Esimene mõte siin on see, et okei, aga kui tõendamiskoormis ei muutu ja ta ei saa muutuda süütuse presumptsiooni tõttu, siis mis üldse sisuliselt muutuks sellest? Põhiprobleem vägistamiskuritegude menetlemisel on tõendid. Ja alguses, kui ma seda Sven Antoni kirjutist lugesin, ma mõtlesin, mida kuradit. Mingi suvatüüp tuleb ja nimetab riigikohtunikke lolliks ja mis mõttes, aga lõpuks ma olen tänulik Sven Antonile, et ta selle artikli kirjutas, sest tegelikult tal on sisuliselt väga oluline point olemas, aga ma arvan, et kus ta mööda pani, oli see näide, mida ta kasutas. 9. augustil siis vastas veel riigikohtunik Paavo Randmaa ERR portaalis. Sven Antoni kirjutis selle põhimõtteliselt vastas, et ise oled loll. Paavo Randmaa point on ka siin lihtne ja aru saada, kui sa tõendamiskoormist sa ei saa muuta, sest kehtib süütuse presumptsioon ja kui sa seda ei tee, siis sisuliselt selle vägistamise definitsiooni muutmine ei muuda päris elus mitte midagi. Ikka peab prokuratuur hakkama tõendama ja ikka on tõendeid raske leida ja ikka on raske menetleda. Randmaa kirjutisest tuleb ka üks selline väga lootustandev sõnum, et ärge muretsege, kehtiv karistusõigus ei ole üldse nii
nii keeruline selle vägistamise definitsiooni osas, et siin ei ole nende elementide tõendamisega nagu põhimõttelist probleemi, mida saaks lahendada vägistamise mõiste muutmisega. Ja alguses, kui ma lugesin Randma kirjutist, ma noogutasin omaette kaasa, loogiline jaa, sest olgem ausad, riigikohtunikuna tal on teatud autoriteet, esiteks, ja teiseks, ta oli mul ülikooli ajal ka karistusõiguse seminari juhendaja ühel semestril ja ta on mul meeles siiamaani sellega, et tol ajal vähemalt oli karistusõiguses nii, et oli ainult üks õige vastus, ainult üks õige lahendus ja üks kindel koolkond. Ja Paavo Randma seevastu oma seminaris ka alati rääkis tudengitel sellest, et mis võiks alternatiivsed lähenemist olla ja mis tema arvab, mis on eluliselt hullult äge ja oluline, aga teise kursuse tudengina ma tundsin, et minu väikest peakest ei ole vaja sassi ajada, ma ei taha eksamil uuesti läbi kukkuda, nii et ma läksin teisel semestril teise seminarirühma, aga mul on Paavo Randma siiani meeles ja mul on ülim lugupidamine tema suhtes just sellepärast, et tol ajal tundus, et Karsis ei ole alternatiivseid lahendusi ja et ei ole nagu mingisugust eriarvamust, aga Paavo Randma toona juba selgelt seda väljendas. Aga see selleks, ühesõnaga ma lähtusin esialgu eeldusest, et pigem on õigus Randmal, just selle õigusvaidluse osas siis, ja pigem ei ole õigus Sven Antonil, aga siis lähemalt vaadates osutus olukord natuke teistsuguseks. Milles siis on selle õigusvaidluse tuum? Õigusvaidluse tuum on selles, et täna kehtivas õiguses, karistusseadustikus, paragrahv 141 defineerib vägistamise järgnevalt. Vägistamine on inimese tahte vastaselt temaga suguühtesse astumine, kas vägivallaga või kasutades ära tema seisundit, mis ongi see niinimetatud abitusseisund, milles kannatanu ei olnud siis võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama. Ehk siin on sellised mitu elementi, et igal juhul peab olema see tahtevastane suguühtesse astumine ja siis teine element, mis peab olema, siin on kaks alternatiivi, kas vägivald või abitusseisund ja siis abitusseisund omakorda võib seisneda kas võimetuses osutada vastupanu või võimetuses toimunust aru saada. Naistearstide ettepanek oleks siis, võtame selle maha ja paneme asemele, et vägistamine on siis suguühtesse astumine ilma teise isiku nõusolekuta. Paavo Randma viimases kirjutises ERR-is väidab, et tegelikult ei ole üldse praktikas probleemi selle abitusseisundi sisustamisega. Abitusseisund on tema hinnangul nii lai määratlemata õigusmõiste, et see katab kõik elulised olukorrad ära. Ja ta toob siin näiteid ja minu arust kõige olulisem nendest näidetest on psüühiline takistus enda kaitsmisel, nagu näiteks hirm. Hirm on see, mis peaks kõik ära katma, sest ütleme, et kui ei ole joobeseisundit või ei ole seda, et üks on 200 kilo ja musklis ja teine on 50 kilo ja 2 korda väiksem ja nii edasi, et kui ei ole selliseid spetsiifilisi olukordi, siis üldtegurina hirm peaks abitusseisundi justkui ära katma. Esimest korda lugedes seda Randma kirjutust ma mõtlesin, kui hirm on kaetud, jumala eest, kes siis millises olukorras ei tunne inimene hirmu, kui keegi teda vägistab. See on 2 varianti. Sa kas tunned hirmu või sa oled teadvusetu. Aga Sven Antoni argument on see, et see ei ole nii lihtne, et see abitusseisundi sisustamine ei ole üldse nii lihtne ja see võib praktikas olla takistuseks ja on takistuseks ja sellepärast tuleks muuta seda materiaalõigust siin, muuta seda definitsiooni, et mis on vägistamine. Nagu ma ütlesin, minu arust, kus Sven Anton alt läheb, on see näide, mida ta kasutab. Sven Anton toob sellise näite. Näiteks olukord, kus osa tunnistajaid kinnitab, et nägid, kuidas kannatanu jooksis pärast suguühet nuttes toast välja, teised kinnitavad, et ta sisenes ruumi vastumeelselt, hõigates valjult ei taha, psühholoogid tuvastavad, et kannatanul on tekkinud vaimne trauma, mis esineb sageli just naistel, keda on vägistatud. See olukord moodustaks uue seaduse alusel tõendite kogumi, mille alusel on võimalik kurjategija süüdi mõista, kuid kehtiv seaduse järgi mitte. See on väär. Vaat siin Anton lähebki alt ja seda ka Randma rõhutab, et kuule, kas sa teed nalja, kas sa arvad, et täna need ütlused ja psühholoogi ekspertiishinnang nagu ei loeks midagi. Muidugi loevad, absoluutselt loevad, samamoodi nagu loeb videosalvestis sellest, kuidas vahetult enne vägistamise episoodi üks pool teist kuskilt kaasa lohistas. Kõik need asjad kuuluvad tõendite kogumisse ja ei saa öelda, et selle näite järgi, et selles olukorras täna kehtiva õiguse järgi ei mõistetaks isik süüdi. Igal juhul on vaja ka juurde siin kannatanu ütlusi ja süüdistatava ütlusi, sest mitte keegi teine ei tea, mis seal toas sees toimus. Psühholoogi hinnang on muidugi väga-väga oluline ka, aga kindlasti on ka vaja süüdistatava ja kannatanu ütlusi. Ehk selle näitega läks Sven Anton minu arust alt. Asja tuum siis praeguseks on see, et kui vaadata tänast definitsiooni vägistamisest, siis ütlevad ühed, et seda
Vägivalda ei pruugi kas olla või on raske tõendada, kui ei ole tõesti füüsilisi märke kehal ja kui kannatanu kohe vahetult pärast toimunud ei pöördu abi saama, et saaks kõik need füüsilised märgid dokumenteerida. Ütleme, et seda ei ole võimalik tõendada, et siis abitusseisundi puhul samamoodi on väga raske vahel seda sisustada või tõendada. Ja Paavo Randma väidab, ei, mis te siin nagu muretsete, et abitusseisund on jumala lai mõiste ja hõlmab kõiki neid asju, olukordi ja muuhulgas ka hirmu. Randma ütleb, et abitusseisund tähendab sisuliselt kaitsetust. Kaitsetuseks on loetud rasket joovet, magamist, kinnihoidmist, uimastamist, halvavat hirmu, kõrvalist eraldatud kohta, füüsilist vaimset puuet või muud isikulist eripära. Ja selle kirjutuse pinnalt võikski mõelda, et okei, kui abitusseisundi sisustamine on lihtne, siis ei ole probleemi. Aga siis hakkasin mina vaatama Riigikohtu praktikat. Randma ise viitab varasematele lahenditele aastast 2007, mis seal veel, kus juba Riigikohus seda abitusseisundit lahkab, aga ma sattusin 2018 lahendi otsa. Ja see lahend, erinevalt Paavo Randma kirjutisest, ei ole üldse nii vabameelne abitusseisundi sisustamisel. Ja siin kolleegiumi koosseisus Paavo Randmat ennast küll ei olnud, aga see ei tohiks ju üleliia asju muuta. Ma kutsun teid kõik üles, et kes vähegi on huvitatud sellest teemast, lugege seda lahendit ise ja kujundage oma arvamus ise. Ja mina annan nüüd teile oma arvamuse sellest lahendist. Mina arvan, et see lahend on suht haige erinevatel põhjustel ja ma toon mõned näited. See lahend puudutab olukorda ja see kontekst on ülioluline, kus süüdistatav oli kasuisa, kes siis vägistas oma kasutütart, kes tegude toimepanemise ajal oli 14-15. Ja siin Riigikohtu lahendis ei käsitleta enam seda, kas teod on tõendatud või mitte. Alamastme kohtud leidsid, et süüdistatava ütlused ei olnud usaldusväärsed, sest need olid vastuolulised. Nad leidsid, et kannatanu ütlused olid usaldusväärsed ja lisaks oli seal ka kannatanu ema ütlused ja meditsiinitöötajate hinnangud ja ütlused. Ühesõnaga tõendite pinnalt kogumis leidsid alamastme kohtud, et need teod toimusid. Kaitsja loomulikult kriminaalmenetluses üritab alati teha kõike süüdistatava kasuks ja vaidlustada kõike, mis vähegi võimalik. Ja millest tal siin õnnestus kinni hakata, üks asi oligi siis see abitusseisundi küsimus. Ja Riigikohus lahkab seda põhjalikult siin lahendis alates punktist 13. Kõigepealt toob Riigikohus esile selle, mille pinnalt siis alamastme kohtud, maakohus ja ringkonnakohus, mille pinnalt nemad siis ütlesid, et jah, siin oli kannatanu abitusseisundis. Ma ei hakka siin kõike ette lugema, see on põhjalik jutt. See ei ole nii, et maakohus ja ringkonnakohus lihtsalt kuidagi lakooniliselt 1 või 2 lausega oleks öelnud, et oli abitusseisundis. Punkt. Ei. Nad sisuliselt ka põhjendasid seda, argumenteerisid, tõid välja asjaolusid, mille pinnalt nad selle järelduseni jõudsid. Näiteks maakohus kirjutab, et selle süüdistatava puhul oli siis tegemist täisealise isikuga ja tegemist oli kasuisaga ehk kannatanu jaoks autoriteetse isikuga. Ringkonnakohus lisab sellele veel argumente juurde ja kui seda lugeda, siis tundub loogiline. Jah, loomulikult see oli laps ja see oli tema kasuisa ja loomulikult oli abitusseisundis. Aga Riigikohus ütleb, et võib-olla ei olnud. Ja Riigikohus pikalt analüüsib seda ja ma tahan paar asja siin esile tõsta. Näiteks üks asi, mida Riigikohus siin üldiselt ütleb abitusseisundi sisustamisel, kirjutab, et abitusseisundi ehk siis kaitsetuse all mõeldakse olukorda, kus kannatanu ei suuda vastupanu osutada või loobub sellest objektiivselt esineva füüsilise allajäämuse või psüühilise takistuse, näiteks hirmu tõttu. Seejuures ei ole nõutav igasuguste kaitsmise võimaluste puudumine. Piisab sellest, et väliste objektiivse vaatle jaoks nähtavate asjaolude tõttu on kannatanu vastupanu lootusetu ning kolmandatelt isikutelt pole võimalik abi saada. Kas keegi veel näeb siin nagu loogilist vastuolu? Ühelt poolt võib abitusseisund seisneda psüühilises takistuses nagu näiteks hirm. Jällegi, kes ei tunneks hirmu, kui teda parasjagu vägistatakse. Aga ühelt poolt ütleb Riigikohus, jah, abitusseisund ehk kaitsetus võib põhimõtteliselt seisneda ka hirmus, aga teisalt ütleb, et tegemist peab olema välise objektiivse vaatle jaoks nähtava asjaoluga. Kas ei ole vastuoluline väide? Mulle tundub küll, et on. Riigikohus lisab siin juurde, et kaitsetusest saab järelikult rääkida üksnes olukorras, kus kannatanu on kaitsetuna teo toimepaneja täieliku ja takistamatu mõjuvõimu all. Okay, see ei kõla nagu mingisugune madal, lihtne lävend, nagu Paavo Randma kirjutas, see on ikka selline kõrgem lävend, et see ei ole niisama, et ma ei tea,
tundsid hirmu ja ei julgenud liigutada mis iganes põhjusel ja mõtlesid, et parem saagu ruttu läbi, kui et me hakkame siin füüsiliselt kaklema, võib-olla tapab mu veel maha. Täieliku ja takistamata mõjuvõimu all kõlab nagu siga kõrge lävend. Muidugi siis nad lisavad pehmenduseks, et ei, et see ei tähenda, et nüüd kannatanud peab absoluutselt kõik mõeldavad vahendid ammendama umbes, et kas sa ei ole siis näinud filmis, et kui sa lööd siia kohta, siis inimene minestab ära, et miks sa nii ei teinud. Nii ranged nad ei ole, nad ütlevad, et kaitsetuse üle otsustamisel on oluline arvestada näiteks sündmuse kestuse ja selle asetleidmise kohaga, abi kättesaadavusega ning kannatanu vanuse ja tema füüsilise ning psüühilise seisundiga. Okei, tore, tuletan meelde 14-15-aastane kasulaps. Teo toimepanija on kasuisa. Toimub see kodus, kui kedagi teist pole seal. Siin läheb see lahend veel hullemaks. Selle sugulussuhte osas ütleb Riigikohus. Teatud juhtudel võib küll kannatanu vanust ja lähedussuhet teo toimepanijaga kaitsetuse üle otsustamisel arvestada. Kuid ka neil juhtudel peab kohtu otsuses olema faktiliste asjaolude põhjal näidatud, et lisaks muudele asjaoludele olid ka kannatanu vanuse ja lähedussuhte tõttu tema kaitsmisvõimalused äratuntavalt ebatõhusad ja vastupanu käsitatav objektiivsele kõrvaltvaatajale lootusetuna. Mis kuradi mõttes? Me räägime lapsest, tema oma kodus, kel suhtes paneb kuritegu toime kasuisa. Inimene, keda ta peaks saama usaldada, inimene, kes peaks teda kaitsma. Ja te ütlete, et siin on vaja mingit lisapõhjendust. Mida kohus kirjutama oleks pidanud, et tüdruk kaalus 50 kilo, tüüp kaalus 120 kilo, oli räige füüsiline üleolek. Miks see oluline on? See, mis siin toimub, on palju võimsam kui see, mis kehaliselt toimub. Veel üks näide sellest, miks see lahend on jumala hirmus. Riigikohus nüüd siin rõhutab ühte asja veel. Ta ei tee sellest järeldusi, aga ta rõhutab, et märkimata ei saa kannatanu ütlusi arvestades jätta sedagi, et osadel juhtudel, mil süüdistatav kannatanult ootamatult käperdama asus, kutsus kannatanu enda sõnul appi koerad, kes läksid seepeale süüdistatavale kallale. Seega järeldub kannatanu ütlustest, et mõningatel puhkudel oli ta võimeline osutama süüdistatavale vastupanu, mis võis osutuda ka edukaks. Kohtuotsustest tulenevalt ei sisalda kannatanu ütlused üksikasjalikumat teavet selle kohta, milline täpsemalt oli tema vastupanu süüdistatavale ja kas see lõpetas süüdistatava sugulise iseloomuga teod. Küsimus ei ole enam sellest, kas teod olid tõendatud. Teod on tõendatud, see toimus, kasuisa vägistas kasusütart, aga ei ole piisav täpsusega määratletud, et kui mõnel juhul sai tüdruk koeratappi kutsuda, kes läksid kasuisale kallale, miks ta siis kõikidel juhtudel seda ei teinud? Riigikohus ei tee siin mingit järeldust, et mida see siis tähendaks, siin on 2 alternatiivi, millest kumbki ei ole eriti ilus. Esimene alternatiiv oleks öelda, et no kui ta ikka põhimõtteliselt mõnel juhul suutis ennast aidata ja kaitsta sellega, et ta kutsus enda koeratappi, siis ta ei olnud abitusseisundis ja ei olnudki vägistamist. Teine variant oleks sinna väga ilmselge järeldus, et nendel episoodidel, kui koerad kasuisale kallale läksid ja vägistamise ära hoidsid, siis ei toimunud vägistamist. Nojah, loogiline, kui see suudeti ära hoida nendel episoodidel, siis nendel episoodidel seda ei toimunud. Et mis on see point rõhutada siin seda, et mõnikord õnnestus lapsel ennast kaitsta koerte abil? Mis see Riigikohtu point on, et miks sa siis iga kord ennast ei kaitsnud? Mis mõttes? Jällegi, ma ei ole karistusõiguse ekspert ja ei väidagi ennast seda olevat, aga seda lahendit lugedes on selge see, et Paavo Randma viimases kirjutises öeldu justkui abitusseisund katab kõike ja selle sisustamine ei ole probleem. See on räigelt eksitav, sest see 2018 aasta lahend, mida mina siin vaatan teiega, see selgelt näitab, et abitusseisundi sisustamine ja tõendamine ja põhjendamine lõppastmes võib olla väga suur komistuskivi. Ja kui Paavo Randma küsis oma viimases kirjutis, et tooge näide, millist olukorda ei kata tänane seadus. See sama kuradi näide, mis Riigikohtus käis. Ma ei oska öelda jällegi, mis see lõppastmes see point siin on, et kas asi oli ainult selles, et kohtud ei põhjendanud piisavalt hästi, kas nad oleks pidanud teisiti kirjutama, kas ohver oleks pidanud ütlustes, kui ohver oleks ütlustes öelnud, ma olin iga kord hirmust kange. Ja kui kohtud seda tsiteeriksid lahendis, kas sellest piisaks? Kas menetluse edukus peab taanduma selle, et mis sõnu täpselt ohver või kannatanu oma ütlustes kasutas? Kas see peab taanduma selleni, kui pika essee kohus kirjutab, sest ma ütlen taaskord, maakohus ja ringkonnakohus ei kirjutanud 2 lausega kuidagi lakooniliselt, et oli abitusseisundis punkt. Nad põhjendasid ära, milles nad seda nägid ja kuidas nad seda sisustasid ja sellest ikka ei piisanud. Miks?
see lahend on selles mõttes, kurvas mõttes eriti hea näide, et me ei räägi siin mingisugust olukorrast, kus 2 purjus noort inimest läksid koos koju ja siis astusid suguühtesse ja järgmine päev üks ütles, et see ei olnud ikkagi tema tahe tegelikult, mis on sellised natuke keerulisemad juhtumid. See on selles mõttes väga lihtne juhtum. Laps oma kodus, kelle suhtes paneb kuriteo toime kasuisa, keda ta peaks saama usaldada, kes peaks teda kaitsma. Nüüd, öeldes veel kord, mina ei ole karistusõiguse ekspert ja need inimesed, kes on, selgitage seda lahendit, öelge, mis siin valesti läks, näidake, mida oleks pidanud tunnistaja ütlema, mida oleks pidanud kohus kirjutama, kuidas oleks saanud teha nii, et see vaidlus ei oleks jõudnud Riigikohtusse muu hulgas seeläbi, et kas ikka oli laps abitusseisundis, kui tema kasuisa teda vägistas tema oma kodus. Ma teen alternatiivse ettepaneku. Selle asemel, et kasutada seda sõna nõusolek, mis tekitabki segadust, et mis ma pean mingi digiallkirja hakkama küsima või. Selle asemel, et kasutada seda sõna, võtame karsist ära selle lõpu, jätame ainult selle alguse. Vägistamine on teise isikuga tema tahte vastaselt suguühtesse astumine. See on täpselt sama point nagu see nõusoleku ettepanek, aga lihtsalt võtame ära selle segadust tekitava sõna nõusolek. Sisu jääb samaks, päeva lõpuks kõik taandub tahtele. Võtame ära selle lisanduv osa. Miks peab olema vägivald? Miks peab olema abitusseisund? Ne ei pea. Peab olema tahtevastane ja siis taandub küsimus ka sellele, et kas ka teine pool, kas süüdistatav ka pidi aru saama, et see on tahtevastane just nendele halli ala kaasustel. Need halli ala kaasused jäävad alati keeruliseks, kui ongi näiteks mõlemad osapooled tunnevad teineteist, võib-olla on isegi sõbrad, on mõlemad purjakil, siis juhtub midagi ja selgub, et ikkagi üks tegelikult üldse ei tahtnud, et see juhtuks. Need on keerulised juhtumid. Neid ei aita ükski norm lihtsamaks teha. Tõendite probleemi ei lahenda muu kui tõhus ja kiire ohvriabi. Ja see, et me ühiskonnas hakkame rohkem rääkima vägistamiskuritegudest, räägime neist hästi palju, räägime neist nii kaua, kuni ükski ohver ei tunne vale häbi, räägime neist nii kaua, kuni ükski ohver ei karda esile tulla ja rääkida sellest, mis temaga juhtus. Juurast on siin vähe kasu. Siin on küsimus selles, et inimene teaks, kuhu pöörduda ja et need inimesed, kelle pool teda pöördub, teaks, kuidas teda kohe aidata ja julgustada ja et oleks võimalikult kiiresti võimalik inimese keha alt koguda kassitõendeid, eriti kui me räägime Korgijõgi juhtumite puhul, millel on täiesti absoluutselt aegkriitiline võimalikult ruttu saada kannatanu meditsiini spetsialisti juurde, kes saab ka tuvastada, kas tema veres on teatud ainet. Minu ettepanek ei ole midagi suurt fantastilist võrreldes sellega, mis juba tehti, aga ma arvan, et sõna nõusolek väljajätmine võtab ära selle mõttetu hülgemöla sealt kõrvalt, et mis vormis käime mingi nõusoleku vormiga ringi. Ei, küsimus on isiku tahtes. Me ei saa tõendamiskoormist ümber lükata, me ei peaks seda tegema. Uske mind, me ei taha kuskilt avada riigile ust sellele, et ja mingites olukordades viskame inimesi vangi, kui nad ei suuda enda süütust tõendada. See on uks, mida me kunagi taha avada. Menetlus saab igal juhul olema raske kannatanutele ja igal juhul saavad olema väga olulised alati vägistamisjuhtumite lahendamisel just kannatanu ütlused. Aga asi ei peaks taanduma selleni, kas kannatanu oma ütlustes piisavalt hästi põhjendab ära, et miks ta ikka kartis või kui palju ta ikka kartis ja kuidas ikkagi tema tegutsemisvõimet halvas ja nii edasi. Küsimus peaks olema ainult selles, kas sugu ühe toimus poolte vastastikul tahtel.